2018 tehti keskkonnateadlikkuse uuring eestlaste seas, 1000 inimest vastasid, küsiti erinevaid küsimusi. Üks küsimus oli, et nimetage nagu keskkonnateemadel eestkõneleja Eestis. Enamus ütles, ma ei tea, pole. Mõned ütlesid Ladislav Korsets ja mõni ütles ka Fred Jüssi. Et need on need vanameistrid, kes on nagu olnud kuidagi tuntud, on ju. Aga uut generatsiooni nagu ei ole väga. Ja et selles mõttes see on madal latt, millest üle hüpata, et olla natukene aktiivsem ja juba sa oled nagu mingisugune megastaar. No ma olen vist see uus generatsioon, sest ma ei teagi, kes Ladislav Korsets on. See on see vend, kes telekas kala praeb alati. Tal on veidi jõhkrem vunts kui mul. Osoon või midagi? O3, osoon. Täpselt. Võidki alustada sellest nädala pommuudisest, suurtest ideedest, mis pakuti välja Eesti päästmiseks. Jaa. Ma kusjuures ühtegi uudist lõpuni ei lugenud, aga mul on enam-vähem ette kujutas. Kogusin, aga ma ei lugenud päris. Kogusid julgust, aga ei suutnud lõpuni minna. Jah. Okei. Oli see nädal tagasi või 2 nädalat tagasi, kui Martin Helme ütles, et uurime võimalusi, kuidas CO2 kaubandusest välja astuda. Et Eestile see ei pruukinud niivõrd võimalik olla, ta andis ülesande Keskkonnaministeeriumile uurida, et kas see on võimalik. Ja selgus, et ei ole. Ja muidugi teised poliitikud, teine poliitik, kes võib-olla pisut kõrgemal on, võib-olla mitte alati, ütles, et ei, meie kindlasti välja ei astu. Jüri Ratas oli väga selgesõnaline, et see on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtetest, mitte aluspõhimõttest, et see on üks Euroopa Liidu aluseid, selline süsiniku kaubandus. Ja see tähendaks, et me peaks üldse Euroopa Liidus välja astuma, mis iseenesest tundus väga tugev poliitiline samm võrreldes Jüri varasemaid tegevusi teiste ministritega. Ja see tuletab mulle meelde, et eelmisel aastal 2019 suvel me tegime esimese ümarlaua Ida-Virumaal rääkimaks Ida-Virumaa õiglasest üleminekust. Et kui kõik näevad, et süsinikumahukas elekter muutub väga kalliks, siis ei saa seda pikalt enam nagu pidada, et tuleks midagi muud leida. Ja ka sellel ümarlaual nagu läks palju aega selle peale, et mõelda ikkagi, et kuidas saaks ikkagi teha nii, et see süsinik ei oleks nii kallis. Et käisid laual või igas pakkumised seal saalis, et tõesti, et on ju võimalik seda tasu mitte maksta, et siis tuleb lihtsalt välja astuda Euroopa Liidust. Aga liigi poolt? Need tulid kuskilt sealt pigem tööstuse poolt. Aga no keegi ei võtnud seda tõsiselt, sest kõik saavad aru, et tegelikult nagu on kasulik olla Euroopa Liidust. Siis otsitakse muud viisi. Näiteks ka valitsus võttis otsuse vastu, et vähendame erinevate energiakandjate aktsiisi, kaasa arvatud elektril, et saadagi seda hinda natukenegi alla. Ja siin oli ka keegi, see vist oli Delfi faktikontroll, kui ma ei eksi, kes siis kontrollis seda fakti, et kas see väide, et CO2 hind moodustab elektri hinnast alati nagu 50% või mingi tohutu summa, et kas see vastab tõele. Nad leidsid, et no ei vasta, kui sa toodad oma elektri taastuvallikatest, siis su CO2 hind on 0 seal. Et millest me räägime? Me räägime hästi spetsiifiliselt põlevkivi ahju lükkamise tagajärjel tekkinud elektri hinnast, mis on tõesti kõrgem selle tõttu, et see saastab oluliselt rohkem kui mõni teine elektri. Kas see ümarlaud oli enne või pärast seda, kui põlevkivi elektrijaamad natukeseks ajaks sulgesid, sellepärast, et CO2 kvoodi hind kallines? See oli sellisel naljakal ajal, et need põlevkivijaamad olid juba paar kuud olnud suletud, see oli mai lõpus.
aga koondamisi ei olnud veel toimunud, nii et oligi üritus hakkas läbi saama juba, siis lõpus veel üks Eesti Energia esindaja ütles, et õiglane üleminek on väga hea mõte, aga paraku me hakkame järgmine nädal koondama. Et see näitab, et me oleme nagu nii pikki aastakümneid seda teemat edasi lükanud, et nüüd ongi see asi vaja ära teha väga kiire ajaga ja väga osavalt, nii nagu kindlasti Eesti suudaks, meie väike nutiriik. Aga me peame väga tahtma seda, et kui nagu vastu pusida, et ei, seda ei juhtu, me ei taha mõelda selle peale, siis see juhtub lihtsalt palju kurvemalt kõigi jaoks. See on see, mida me üritame vältida. Et ongi naljakas, et keskkonnaorganisatsioonid on sattunud siis lahendama niisugust natuke sotsiaalset probleemi. Aga paraku nii on. Jah, keskkonnaorganisatsioonid justkui lahendavad seda ja katsuvad võimalusi leida, et üle minna. Samas, kui ma mäletan hästi Arvamusfestivalil juba 2016, tolleaegne majandusminister Kadri Simson rääkis selgelt koos kõigi teiste panelistidega, et põlevkivist on vaja kindlasti loobuda ja üle minna taastuvenergiale, kõik ühest suust ja täna me oleme seal samas kohas, kus me olime põhimõtteliselt 2016 aastal. Lihtsalt juhtunud on see, et põlevkivi ongi liiga kalliks läinud. Ei, sa ei saa aru. Sel aastal räägib Euroopa Liidu energeetikakomissar Kadri Simson seda, et muidugi, et põlevkivist elektri tootmine tulebki lõpetada, see on ju hästi räpane, aga me saame õli teha. Ja kui vastu küsida talt, et no, aga õli ju on samamoodi põletamisel väga, väga räpane ja see ei klapi Euroopa Liidu nõuetega, siis Kadri Simson vastab sulle, et jah, aga väljaspool Euroopa Liitu on teised nõuded, millega ei saa vaielda, välja arvatud nagu moraalsetel ja eetilistel ja tulevikku vaatavatel kaalutlustel, mis ei huvita kedagi. Temal siis selliseid argumente ei ole või need ei mõjutada. Muidugi jah, ega Aafrika, see on ju teisel planeedil, nemad las põletavad. Jah, mis võib-olla viibki selleni, et eelmine nädal toimus üks üritus, kus me mõlemad olime, mille sisuks oli siis tutvustada ühte uuringut, mida Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus ja Eestimaa Looduse Fond tellisid uuringufirmalt Praxis. Ja selle sisu oli see, et tahtsime, et Praxis analüütikud võtaksid ette hästi palju erinevaid dokumente, suured ja paksud, ja loeks sealt välja 3 asja. Esiteks see, et mis raha oleks üldse võimalik, mul läheb päike ära, mis raha oleks üldse võimalik saada, et seda õiglast üleminekut rahastada. Teiseks, et kas praegused arengukavad seda kuidagi üldse toetavad, selle raha küsimist. Ja kolmandaks, et millised need sammud peaks olema, et siis teha see plaan, et kui praegused arengukavad väga ei toeta seda, et Ida-Virumaal juhtuks midagi muud peale põlevkivi lõppu, midagi head, et siis kuidas seda plaani korrata ja korraldada. Ja see oli niisugune tutvustusüritus, päris palju rahvast oli, ligi 50 inimest vist. Ja seal siis tutvustati seda, et näete, et raha on, plaane veel ei ole ja nii saaks neid plaanid hakata tegema või pihta nendega. Ja seal oli suur osa oligi just see, et tehke inimestega koosloomet, kaasake neid kohalikke ja pange visioon paika varakult, ärge jätke seda asja venima jälle, sest välismaa näited, mida need analüütikud ka vaatasid, näitavad seda, et kui sa ei otsusta ära, vaid ütled, et jah, me teeme siin midagi, siis see tähendab, et sa teed seda 60 aastat ja sa paned sinna väga palju miljoneid eurosid. Olemata kindel, nagu kuhu sa lähed täpselt. Ja paljud poliitikud räägivad, et peab sellise konkreetse signaali andma, et me nüüd oleme selle uue kursi võtnud. Eesti poliitikutelt me väga tugevalt seda muidugi ei näe. Kas ma ise kuulasin poole kõrvaga, ühe kõrvaga, kas arengukavad tuleks siis ümber ka teha või on praegu seda arengukavad sobivad või nende põhjal juba üleminekut algatada? Poliitiline tahe on? Analüüs ütles, et arengukavades ei ole niisugust asja üldse seeski nagu õiglane üleminek. Ja hea uudis oli see, et need arengukavad lõpevad niikuinii enamasti ära 2020, see on niisugune ümmargune aasta.
ja lootust on, et siis uutesse arengukavadesse see läheb sisse, et peaks üleminekut tegema, aga samas on mingisugused vanad arengukavad, mis kehtivad aastani 2030, mis ütlevad, et ei, me teeme õli, olge rahulikud. Ja need arengukavad sisuliselt said valmis enne Pariisi kliimalepet, nii et selle arengukava maailmas on kõik veel väga hea ja rahulik ja kliimaga on kõik väga hästi. Kuigi päris maailmas me näeme, et eriolukord on käes. Et nüüd on see, mida me üritame ka selle rahvaalgatusega taodelda, mis on kliimaneutraalne Eesti 2035, et need vanad arengukavad võetaks lahti ja sinna pandaks sisse see uuenenud info, mis nagu meil maailma kohta on tekkinud viimase 5 aastaga. Ja selle põhjal peaks olema selge, et need plaanid, mis Eesti riigil suurepäraselt praegu on, mille taha saab iga ametnik ja iga tööstur pugeda, et näete, seal 2015 arengukavas on kirjas, sellepärast me teeme. Et need tuleb ümber vaadata ja siis tehakse midagi muud. See on see ilus lootus, et nii asjad töötavad maailmas. On see kognitiivne bias, et sunk and cost fallacy, et me juba oleme nii palju investeerinud aega ja energiat, et me igal juhul ei saa ju sellest loobuda, mis me juba teinud oleme, mis sest, et see meie huvisi enam ei tooda või vaata. Ja isegi õigem on öelda, et see on stranded asset, et sul on niisugune hüljatud nagu vara, mis ei ole enam vara, et Eesti Energia väärtus ka kahaneks märgatavalt, kui selguks, et kõik see põlevkivi, mis neil on lubatud üles kaevata, et nad ei saagi seda üles kaevata, siis neil on jama majas. Sellepärast tuleb iga nädal vähemalt 4 artiklit, mis ütlevad, et põlevkivi on Eesti uhkus, Eesti au, Eesti rikkus, see jääb igavesti, ärge muretsege. Ükskõik, mis maailmas toimub, nafta hind võib olla läbi põranda, kliima võib olla jumala tuksis. Nii kaua, kui Eesti Energia saab näidata, et tal on hästi palju põlevkivi kuskil, mida saab põletada hästi palju, siis need põhja ei lähe. Kaks mõtet tuleb sellega meelde. No üks asi, et see Eesti Energia, eks ta on riigi ettevõte ja kunagi rääkisin ühe Eesti riigi ettevõtte turundusjuhiga, kes ütles, et selle Eesti Energiaga on olukord selline, et Eesti Energia läheb riigi juurde, rahandusministeeriumi juurde, meil on siin dividendid, mis me teile maksame ja need dividendid peavad muidugi riigikassasse laekuma, kui need ei laeku, siis meil on suuri probleeme. Seetõttu palun rahandusministeeriumi sõbrad, võtke teiste ministeeriumidega ühendust, et me igal juhul Eesti Energia ikkagi säiliks. Et kui seda ei ole, siis meil tekib hästi palju probleeme. Mis sest, et seda olemasolu muidugi toob ka kaasa probleeme. See on tihti öeldakse, et miks õigustatakse seda õlitehaste ehitamist. Nüüd on siuke legendaarne dokument nagu energiamajanduse arengukava. See ongi see, mille alusuuringud pärinevad 2015. eelsest ajast. Et seal on kirjas, et kuni 2030 nii teemegi ja selle külge nagu haagitakse ennast kõvasti ja viidatakse sellele kogu aeg. Kui seda dokumenti lugeda, siis seal on umbes lehekülg 70. Ma tean, sest ma olen seda palju lugenud, sest ma ei usu, et see on võimalik, aga see on seal kirjas, et kuna seal on need mingid maksud on väga segased, siis tegelikult ei ole isegi teada, kas üldse ja kui palju Eesti riik kasu saab põlevkivitööstusest, kui arvestada sinna juurde ka see nagu keskkonnakahju. Et põhimõtteliselt see Eesti rikkus on lihtsalt mingi usupõhine asi ja kui sa vaatad andmeid, sa ei saa aru, kas äkki me lihtsalt maksame peale selle eest, et Ida-Virumaa üles kaevata. Peaminister ka ütles, et kindlasti me ei välju sellepärast, et me mõtleme oma tuleviku põlvedele umbes nii. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ka Hando Sutter on kuskil maal intervjuus öelnud, et kas see õlitehas on kasulik või mitte, et kas see oli siis hea otsus, et seda otsust sellele vaatavad kindlasti meie tulevased põlved. Ja siis meie justkui tulevased põlved saatsime kirja reaalselt nagu 20 noorteorganisatsiooniga Vabariigi valitsusele, et kuulge, me nagu anname teile tagasisidet, et palun tühistage see investeering, et see ei ole mõistlik otsus, see ei ole nagu kuskilt otsast mõistlik otsus, ei majanduslikult, ei sotsiaalselt.
ei keskkonna mõttes ja noh, muidugi veel me vastupea ei ole saanud, aga No mulle tundub, et te arvasite valesti lihtsalt. no kas siis nende meeste sõna maksab ka midagi või ma ei tea, selles mõttes ikka. Selles mõttes, et nad saavad alati öelda, nad tegid nalja, et see 125 milli ja see õlitehas, see on nali tegelikult, nad ei mõelnud seda tõsiselt, aga noh, juba on olemas niikuinii mõistlik on ju, oleme mõistlikud ja ikkagi paneme selle huugama, nagu see on juba olemas. See näeb hästi naljakas välja. Et me nagu katsume endale puhast ja elamisväärset elukeskkonda taotleda, me tahame, et meie inimestel oleks hea olla ja meil oleks lastel tulevik 20, 30, 40 aasta pärast, et planeedi looduslik tasakaal säiliks. Ja teiselt poolt, kui me nagu seda teeme, siis inimestel endil on justkui valus, töökohad kaotatakse, on selline sotsiaalne kriis paljudes piirkondades. Et minule näitab see justkui, et süsteem on natuke valedel alustel üles ehitatud, et võiks ju nagu koos käia, et me hoolitseme looduse eest, jälgime, et meie elukeskkond oleks puhas ja samal ajal pakume nagu läbi selle inimestele elatusallikat ja töökohti siis. Mul on tunne, et sa tüürid selle jutuga Amsterdami. Räägime sõõrikumajandusest ja ühelt poolt see sõõrik on tõesti magus, sellepärast, et sõõrikumajandusega nemad proovivadki just ühildada inimeste vajadused ja keskkonnavajadused, et meie majandus töötaks siis nagu keskkonna sees, et me vaatame, mida meil on planeedid võimalik kasutada, kuidas seda on võimalik kasutada nii, et me keskkonda ei kahjusta ja kuidas me siis saaksime samal ajal inimestele elamisväärset elu pakkuda. Mulle hästi meeldib see idee, sellepärast, et mulle näib, vähemalt esmapilgul, et see läheb eemaldub sellest tavapärasest kasvame lõputult ja otsime kasumit, kust iganes seda võimalik otsida on. See on hea osade inimeste jaoks on täiesti nagu vastuvõetamatu mõte, et kuidagi tuleb mingis nagu vahemikus olla. Et pigem on see, et paljud räägivad, et ja paneme ikka nagu täiega sajaga, on ju, areneme nii kaugele, nii suureks kui vähegi võimalik. Ja kui keegi ütleb, et võiks natukene hoogu maha tõmmata, siis öeldakse mingid, et sa tahad täiesti nagu nulli minna, et mingi kõik inimesed käivad palli ja jalu mööda maailma. Niimoodi või? Et see on niisugune mugav asi, mida öelda, kui keegi ei ole seda nagu väitnud, et see on nagu plaan. Aga kohe, kui sa nagu siukse argumendiga tuled, et siis justkui nagu vestlus lõpeb ära. Ja kui sa tahad seletada, et mingid nagu, et inimestel võiks olla ikkagi nagu mingid jalavarjud ja isegi soe ja kõht täis, aga et sa ei pea ennast nagu 300 kiloseks sööma võib-olla. Et siis see on... Ja võib-olla ei ole vaja iga poole aasta tagant lõunamaa reisil käia. Jah, siis mine ela seal, kui tahad. Et see on nagu täiesti nagu uskumatu kontseptsioon inimeste jaoks, et mis mõttes nii saab ka mõelda. Ja see on asi, mida ka mina olen nagu selle tasaarengu märksõna mõned aastad niimoodi kõrvalt jälginud, et mis ideed neil siis on, et kuidas on võimalik teha selline majandusmudel, mis ei sõltu nii rängalt kasvust, vaid sul on nagu mingisugune piir, mida sa saavutad. Nagu inimene on ju kasvab mingi piirini ja siis ta on täiskasvanud. Sa ei pea enam kasvama. Henri, sa ei pea kasvama aastas 3% suuremaks. Palun, ära tee seda. Laiusesse võid, aga siis ka ühel hetkel tuleb probleem. Et sa saad täiskasvanuks ja siis sa hakkad nagu midagi asjalikku tegema, et sa oled nagu mõnes mõttes oma limiidi saavutanud ja see ongi optimaalne, et sul nagu siis on nagu hea olla, et sa ei ole liiga suur, liiga väike. Et majandusega peaks olema samamoodi, aga praegu ta ei ole, sest kogu see süsteem, see on üks väga hea metafoor, mis ma ühelt tasaarengu konverentsilt pätsasin. Et praegune majandusmudel on nagu jalgratas, mis on niisugune imelik jalgratas, et kui muidu on jalgratas, et tasakaalus püsida peaks sellega sõitma, on ju, mitte paigal seisma. Aga tänane majandusmudel on selline, et see jalgratas peab kogu aeg kiirenema ka. Et sa ei tohi lihtsalt nagu kihutada, sa pead kogu aeg kiiremini kihutama, sest et suur probleem on juba selles, kui majandus kasvab veits aeglasemalt, kui ta enne kasvas.
Päriselus siis lihased väsivad ära ja vahepeal tahaks süüa ka. Või ratas laguneb alt ära, nagu me praegu näeme, on ju. See ei ole nüüd nagu viide ühelegi inimesele, see on lihtsalt sõiduvahend. Et me ei ole nagu adunud seda, et see sõiduvahend, millega me sõidame, ei ole loodud selliste kiiruste jaoks ja me sõidame väga paljudest asjadest üle, millest me ei tohiks üle sõita. Võib-olla see maalib kellelegi ilusama pildi sellest, et mis seis on. Ja siis seesama jalgratta metafoor läheb edasi, et meil on vaja hoopis teistsugust jalgratast ja see on pilt kolmerattalisest, on ju. See paigal ei kuku ümber. Et see ongi see, mis on vaja teha, et sul on vaja disainida asi ümber, et ta täidab ikka samu funktsioone, on ju. Inimesed saavad punktist A punkti B, aga sa ei sõltu sellest, et sa pead lolliks minema sellel teel nagu. Et saaks kuidagi tasakaalus hoida, aga ilma pideva kiirendamata. Jah, oluline on märkida ära seda, et see, mis täna toimub meie ümber, ei ole tasaareng ega degrowth. See on majanduskriis, mis on kontrollimatu, mis haavab neid, kes on juba kõige haavatavamad, et siin ei ole õiglusest mingit juttu. Et ma usun, et USAs ei ole ühtegi miljonäri, kes ei saa näomaski või ei saa ventilaatorit, kui tal vaja on. Et see on pigem, ja on näidatud ka, et hetkel, et koroonaviirus nagu tabab näiteks mustanahalisi Ameerikas proportsionaalselt palju rohkem, arvestades selle, kui palju neid mingis piirkonnas on. Näiteks need piirkonnas on 1/3 on mustanahalised, aga koroonahaigetest selles piirkonnas on 2/3 mustanahalised. Et on näha, et seal on väga strukturaalsed probleemid, mis praegust sihukest majanduslangust kaasa toovad või aitavad või saadavad. Mis nüüd juhtuma hakkab pärast seda, kui kriisi nagu suurem laine on möödas, millal iganes see juhtub, siis tuleb nagu kahe maailmavaate sihukene eepiline võitlus siin, et on ühed, kes selgelt ütlevad, et okei, nüüd on aeg see süsteem ära muuta, et me kõik nägime, meil olid silmad lahti, me nägime, et see asi ei tööta või see on väga lihtne kokku kukkuma. Et nüüd on vaja radikaalsest muutusest, muidu tuleb varsti sama asi, aga võib-olla veel hullemini. Ja siis on see teine narratiiv, mis tuleb ja ütleb, et tegelikult see ei olnud üldse nii hull, me saime alati hakkama ja palun minge nüüd tarbima kõik. Ja üleüldse tehased juba töötavad ja nüüd on vaja ruttu nüüd tarbida. Ja see saab olema ilmselt nagu jõhker nagu meediakampaania, et see asi nagu tuleks tagasi nii nagu ta oli varem, normaalsus. Ja see peab olema väga, siin tulebki valida siis, mis poolel sa oled ja hakata tööd tegema, et sinu pool siis saaks võidule. Väga huvitav seda sama ideed, et justkui ideoloogiad clashivad või põrkuvad kokku. Seda ma hiljuti lugesin Hasso Krulli raamatust Imelihtne tulevik, et päris mitmeid allikaid või kohti, kus seda ideed kajastatakse, nähtakse, et see on justkui paratamatus, et on inimesi palju juba, kes näevad, et muutust on vaja ja teiselt poolt muutus on justkui paratamatus. Juunikuus webinaridel Mina ja Kliima räägime loodetavasti ka Hasso Krulliga kultuurist. Webinari lingi äkki lisame ka podcastile YouTube'i, et keegi saab lisainfot uurida, kes soovib, et tegu on selliste hariduslike webinaridega, kus me ka proovime eksperte rääkima tuua ja neile ja avada teemat, et mis selle kliimakriisi taga on ja kuidas seda lahendada. Et kuidas me saaks teha nii, et see auk, kus me praegu oleme, et me nagu prooviks nagu mitte välja ronida sellest või, et see on praegune nagu emissioonide vähenemine on reaalne vähenemine. Linnade õhk on reaalselt puhas praegu. Aga nüüd on kõigil on kuidagi nagu peas see, et aga me kindlasti lähme tagasi sinna, kus see on jälle räpane, et see on hästi lühiajaline ja inimesed on juba loobunud nagu sellest, et nüüd praegu tuli nagu siuke korraks selgushetk, aga ärge pange tähele, see läheb mööda, on, et ka keskkonnainimesed kuidagi on võtnud enda pähe selle, et on paratamatu minna tagasi sinna nagu inimesi mürgitavasse, keskkonda hävitavasse moodi, et siis hakata jälle vaikselt sealt välja tulema. Et see nagu laks käis ära praegu
võib-olla peaks nagu sellest kinni hakkama. Jah, praegu on see aeg, kus võimalikult ilmsiks teha, et näe, meil on teisi lahendusi ka, võib-olla me ei pea ainult kasvama ja reostama ja samu asju edasi tegema. Võib-olla see viibki selle viimase punktini, et kultuurinurk, et võib-olla häda on sellest, et inimestel lihtsalt ei ole fantaasiat. Ja kui oli see e-ettevõtlus, siis öeldi, et see võitja ütles, et ta lihtsalt tuleb hästi palju raamatuid, sellepärast ta teab hästi palju sõnu ja suudab hästi kirjutada. Siis mina olen otsinud, mis oleks siuke äge arvutimäng, mida mängida koduarrestis samal ajal, kui väljas maailm põleb. Ja ma olen otsinud üks arvutimänge, mis oleks nagu selles mõttes harivad, et kus oleks näiteks olemas lisaks sellele, et sa ehitad linnu ja super mingeid kiirteid, et seal oleks olemas ka nagu reostuse aspekt. Neid mänge on paar tükki. Üks siuke on Factorio, mis on story on see, et sa teed hädamaandumise kuskile planeedile üksinda, siis sa pead ehitama sealt metsiku mingi tööstustsivilisatsiooni, et siis sealt ära lennata uue raketiga. Ja mida rohkem sa ehitad, seda rohkem sa reostad, seda rohkem tulevad kohalikud mingid putukad, kes hakkavad sind sööma seal. Ja siis sa pead kuidagi balansseerima ja hakkama saama ja ehitama puhta tsivilisatsiooni, et ära saada lõpuks. See on päris nagu uus strateegiamäng, et keskkonnast tuleb tagasisidet, mis ei olegi ainult teine inimene, kes tahab sind maha lüüa. Jah, või nagu vanasti arvutimängus ikkagi, et võtta kogu mets maha, midagi ei juhtu, on ju. Me teame täna, et seda tehakse, aga see ei ole hea mõte. Ja võib-olla need inimesed on üles kasvanud selle arvutimängu peale, kus sai nii teha ja midagi head, ainult head juhtus, on ju, et sa said nägid, kuidas see palkide virn seal üleval nurgas kasvas. Et nüüd tuleb hakata arvestama, et see asi on keerulisem. Ja teine mäng, mida ma praegu alles avastan, on... Kas seda Factoriat saab mitmekesi ka mängida? Ja kus seda üldse leiab? Seda leiab hästi varustatud digitaalpoodidest. Näiteks Steam. Aga ma ei tee reklaami, see on üks vähese, mis ma olen leidnud, kus üldse siuke aspekt on üldse sees. Ja teine, mida ma praegu hakkasin mängima, on pealkirjaga Endzone, mis on siuke postapokalyptiline, kus sul on hunnik inimesi, kes on nagu mingisuguse õudse asja üle elanud. Ja nüüd peavad hakkama uuesti siis sellest prügihunnikust ehitama tsivilisatsiooni ülesse. Ja seal on väga olulised aspektid, on näiteks isikukaitsevahendid, sest kuna tuumajaamad on kõik nagu ära sulanud, siis keskkond on vahepeal võrdlemisi toksiline ja siis sa pead arvestama sellega, et kuidas sa siis mida seal ehitad ja pead jälgima, kus umbes vihma sajab, et saaks midagi kasvatada ja nii edasi. Et jube keeruline, aga väga huvitav ka samas. Kas seal on ka mingi jäätmetes väärtusliku kraami otsimist? Ja see on hull keeruline. Seal sa pead kõigepealt sorteerimisjaama ehitama. Siis sa pead panema püsti mingi putka, mis nagu sorteeritud asjast umbes villib midagi muud. Ja siis kolmas on mingi näiteks rätsepa töökoda, kui sa tahad endale päris näomaske teha. Ja jube keeruline on, aga ma ei tea, kas ma tüdilen sellest ära nädalaga või ma olen nädala pärast valgustunud siin mingid, me peame tegema nii ja siis me saame kõik paremini hakkama. On sul mõni soovitus, millega veeta oma õhtut, kui kõik aktivism on tehtud, enam ei jaksa lihtsalt rohkem? No üks kindel soovitus on, et minna metsa, jalutada värskes õhus. Öösel? No, mina käin päeval, aga see on midagi, mida näist, ma tulen Tartu linnast, siin väga tihti tänavatel ei saa värsket õhku nautida. Või reaalselt seda, et sa tunnedki, et õhk on värske, mitte ei ole mingi vingugaas või heitgaas või mis iganes. Ja praegu see võimalus on, kui on luksus ka linnas sees jalutamas käia. Ja loodusesse minna, siis on nagu eriti hea ilm, teeb kohe töö rõõmsamaks, et meil on veel seda loodust, mida hoida ja just see, et ma ise ka sinna loodusse lähen ja sammud võtan, see nagu tõesti tundub nagu teraapia. Et ma lähen päevast mingi stress ja ma ei oska enam
teha, mõtlen appi järgmine päev ka ja tegemisi nii palju, aga see 15 minutit, pool tunni võtan, tulen tagasi. No. See on täitsa nagu rahu maa peal. Töötab väga hea teraapiana. Soovitaks inimestel mitte lugeda nii palju koroona nagu igapäeva statistikat, sest see on, ta läheb üles ja siis ta tuleb alla. Ma ütlesin teile lõppu ära, ebahuvitav. Küll aga nagu otsige mingit siukse analüüsi, mis räägivad pikematest mõjudest, sest see on täiega huvitav ja aitab mõelda enda elu peale ka, et mida siis nüüd teha. Sest tõenäoliselt see asi nagu ei saa läbi 2 kuuga, see kestab võib-olla 2 aastat nagu väikeste pausidega või et siin-seal nagu tuleb ja läheb, et kuidas teha oma elu ja oma lähedaste ja oma kogukonna elu nagu elatavaks, teades, et elu saab olema hästi imelik ja etteaimamatu järgmised paar aastat vähemalt, tõenäoliselt kaugemale, et mingisugune jabur fakt, mida ma lugesin eile, oli see, et 11. septembri terrorirünnaku järel kehtestati Ameerikas eriolukord. See kehtib tänaseni. Jah. Okei. Jah, muidugi tulevikust võidavad need, kes on selleks hästi ette valmistunud. Kui me statistikat loeme, siis vaatame appi, probleem on ja probleem kasvab ja me ei tea, mis teha, aga kui vaadata seda helikopteri pilti, siis ma arvan, et okei, see läheb kuhugi poole. Kuidas me saaks ette valmistuda selleks? Me ka elukaaslasega mõtleme praegu, et aga äkki mis siis, kui maale minna, et kui seal interneti on, et tööd edasi teha. Miks mitte? Kui internet ei ole, saab metsa minna. No, seda igal juhul.